Ma tahan lugeda teile heebrealastele kirjast 2. peatükist ja salm 1. See ütleb siin nõnda. Sellepärast tuleb meil palju hoolsamini silmas pidada, mida me oleme kuulnud. Et me kuidagi mööda ei libiseks. Ja sellesama piibli kirjakoha üks ingliskeelne tõlge ütleb nõnda, et me peaksime lähemat tähelepanu pöörama sellele, mida me oleme kuulnud, et me ei triiviks kõrvale. Ma ei tea, kas see on juhtunud sulle, aga mulle juhtus see lapsepõlves palju kordi, et ma läksin kummimadratsiga mere peale, viskasin seal pikali, vaatasin pilvi, sulistasin niisama, paar tundi möödus, tõstsin oma pea üles ja ma olin kaugele triivinud kõrvale sellest kohast, kus ma mere peale läksin. Ja jõe peal juhtus see samamoodi väga kergesti, arusaadavalt veevoolu tõttu. Aga need asjad ei juhtu meile ju ainult lapsepõlves. Täiskasvanuna ilmselgelt on paljud lapsevanemad näinud, kuidas nende lapsed on triivinud kuskil ära. Poes, laadal, ühtäkki neid ei ole enam. Ja sa pead neid otsima taga. Ja nad lihtsalt tuterdasid kuskile kõrvale. Ja muidugi see ei juhtu ainult lapse eas, see juhtub ka meile täiskasvanutele. Minu tädi Mai ja mina mõned aastad tagasi käisime Tolkuse rabas Murakal. Võin juba ette ära öelda, murakaid me ei saanud, aga mis sai meil oli see, et me eksisime ära. Ja minu tädi Mai pani punased lindid paljudesse erinevatesse kohtadesse rabasse sisse minnest oli väga nutikas, teades seda, et muidu on väga raske seda kohta üles leida, kus sa sisse tulid. Aga ometigi, kuna see päev oli selline sombune, ühtlaselt taevas kõik all ja pärast lõunal kuskil 4-5 ajal me eksisime ära. Lihtsalt triivisime õigest kohast kõrvale. Vaatad ühte taime, vaatad teist taime, mõtled, kui siin ei ole murakaid, siis äkki seal on ja siis tundub, et seal on rohelised lehed. Ja enne kui sa märkad, sa oled triivinud ei tea kuhu. Ja see võttis meil umbes tund või 1,5, et saada tagasi õigele järjele ja olla päris aus, siis Mapsi kaardid aitasid sellele kaasa. Mul oli kunagi koer nimega Zoe. No talle meeldis triivida kõrvale. Ükskõik mida ma tegin, jalutasin või käisin jooksmas või suusatamas, tal oli vaja iga mätast nuusutada, iga puu taga oma väike sirts lasta. Ja enne kui ta märkas, ta oli minust maha jäänud, ta oli triivinud kuskil ei tea kuhu ja ma pidin oma koera minema hiljem otsima. Ja nõnda siis see triivimine on päris loomupärane, mis juhtub meile ükskõik kus elufaasis me ka ei ole. Vana aasta lõpus inimesed tihti teevad uue aasta resolutsioone. Uuest aastast ma hakkan kaalu langetama. Minu eesmärk on, ma ei tea, 5 kilo, 10, 20 alla võtta näiteks. Või kui keegi on väga kõhna, ütleb, ma tahan panna muslimassi rohkem oma kehale. Ja siis see inimene läheb poodi, ostab trenasööri või ergomeetri ja võtab selle kõik pakist välja, paneb selle kokku ja aasta alguses tõepoolest ta teeb hoolega trenni 3 korda nädalas, 5 korda nädalas, mis iganes. Aga siis tasapisi hakkab see tuhin, see kirlikkus, see põhimõttekindlus välja triivima, eemale triivima temast ja tema oma eesmärgist eemale libisema. Mingid asjaolud tulevad, mingid kriisid tulevad, peresuhted lähevad pingeliseks, rahaline pinge nõuab mingisuguse asja ekstra tegemist ja ekstra aja andmist ja enne kui sa märkad, sinu trenasööri peal teevad trenni üksnes ämblikud ja mitte keegi teine. Ja paljude asjadega elus ongi nõnda. Need ei liigu paigast ära üleöö, aga nihkuvad inkrementaalselt. Triivima sõna tähendab liikuma aeglaselt väliste jõudude mõjul, kontrollimata ise oma liikumise suunda. Aastad tagasi mul tekkis probleem õlaga.
mil iganes ma pidin lauatennises kas kõrget lööki lööma, siis terav valu lõi õlga. Ja lõpuks ma läksin terapeudi juurde, ta ütles, su probleem on selles, et su esimene delta lihas on lühenenud ja tagumine delta lihas on sul nõrk, seda sa pole treeninud, sest kogu aeg on sul käed ees, kui sa klaviatuuri kasutad, käed on ees, hoiad raamatut, hoiad rooli, hoiad hiirt. Väga paljudel meist meie õlad on ettepoole vajunud märkamatult, need on triivinud ettepoole. Ja ta ütles, sa pead hakkama oma esimest delta lihast venitama ja tagumist delta lihast tugevdama hantlitega. Ja kui ma tegin seda mõned kuud, mingi aja pärast valu kadus iseenesest sellepärast, et see õlg läks oma liigeses õigesse paika tagasi. Ja need lihased ei tõmmanud teda tugevasti selle liigese kapsli nagu ühe seina vastu ega kulutanud seda sellise viisi. Muuseas skolioos, selgroo-kõverus, tihti on sama probleem. Ühelt poolt inimese lihased on lühenenud, teiselt poolt on nad veninud pikemaks ja inimene vajab tegelikult hakata selle ühe poole lihaseid tugevdama, teist poolt venitama. Hämmastav, kas see pole, et lülisammas, kui tugev luu seega ei oleks, lihas suudab selle painutada kõveraks. Triivimine on lihtne tulema. Ühel hetkel võib inimesel olla kõrge vererõhk, näiteks liiga palju soola tarbimisest või diabeet 2, mis on siis eluaja jooksul omandatud suhkrutõbi, tihti ka sellest, et liiga palju on söödud süsivesikuid. Need enamus asju elus läheb aeglaselt halvemuse suunas. On see auto, on see suhted, on see hambad. Muuseas, keegi on ütelnud, et milliseid hambaid peaks hambaniidiga hooldama. Ja vastus on neid, mida sa kavatsed alles hoida. Aga meie kontekstis siin triivimine sümboliseerib Jumala eesmärkidest kõrvale minemist või eemaldumist ja meie väärtushinnangute murenemist. Ja selles kontekstis rääkides vaimulikust elust, siis ka vaimulik allakäik või vaimuliku elu allakäik ei toimu kunagi üleöö. Muuseas, Juudas ei hakanud äraandjaks. Ta ei otsustanud üks päev, et annan ära Jeesuse, vaid Piibel ütleb, et temast sai äraandja. See oli protsess. Vaenlane istutas kõigepealt tema pähe ühe mõtte, ta ei visanud seda mõtet välja, see mõte kujundas tema hoiakuid ja suhtumisi ja meelelaadi, sealt hakkasid lähtuma tema otsused, sealt edasi teod, tegudest said harjumused kujundasid tema iseloomu atribuute ja teatud iseloomu omadused hakkasid lõpuks ligi tõmbama teemalikke jõude ja sealt edasi oli Juudas äraandja. Ja Piibel räägib meile ju sellest, et mõningad inimesed, Paulus kirjutab Timoteusele, on teinud oma usu suhtes laeva huku. Kuidas laev läheb põhja tavaliselt, kui ta sõidab karile või midagi juhtub, ta hakkab läbi andma vett, üldjuhul aeglaselt. Ja võib-olla sõjaolukorras, kus laev saab torpeedoga või mingi miiniga täis tabamuse ja lendab pooleks või lendab tükkideks, muidugi ta läheb põhja kiiresti. Aga tavaelu olukorras laevad lähevad põhja aeglaselt, seda isegi ei märgata. Isegi Titanic läks põhja suhteliselt aeglaselt. Keegi alguses ei uskunud, et ta upub. Ja vaimuliku elu allakäiguga on tavaliselt ka nõnda, et inimene mitte ei kuku pattu ja siis ütle, mida ma nüüd enam selle usuga teen ja piibli lugemisega ja pideva palveluga ja pidevas koguduses käimisega, vaid tavaliselt jäävad ära just nimelt kõigepealt palvelu, meie sõnaelu, me ei ole enam koguduses ja muuseas enne kui inimesed lähevad ära kogudusest, tavaliselt nad lõpetavad ära andmise. Nii et pane tähele, kui inimesed enam ei anna, kui sa enam ei anna Jumala kotta, siis üsna peatselt sa enam ei käi seal koguduses. Ja siis tasapisi andes ära selle, mis tugevust meisse toob, me leiame ennast olevat haavatavad ja nõrgemad nende vaenlase rünnakute, kiusatuste ja ahvatluste suhtes.
Nii et enne, kui sa annad maad maailmalikkusele, anname me tavaliselt maad ära vaimulikust tugevusest. Ja pole ime, et Pauluski kirjutas, et Teemas jättis mind maha ja hakkas armastama seda maailma. Esimene samm oli see, et ta jättis Pauluse maha. Ta jättis midagi õiget ära oma elus. Ta lõikas läbi selle ühenduse, kust tugevus voolas tema ellu ja siis hakkas armastama maailma. Ta triivis kõrvale. Kõrvale triivimine õigetest asjadest võib juhtuda meile kõigile. Võib-olla üks inimene käis palvetamas iga hommiku teatud paigas, aga siis tulid mingid olukorrad või ta oli pikal reisil, tuli tagasi ja nüüd on raske seda distsipliini oma ellu tagasi panna. Võib-olla iga nädal tegi paastupäeva. Nüüd on läinud aastad mööda ja paastumise mõte tundub väga hirmuäratav. Ehk kõrvaltriivimine juhtub väga salali. Ja sellepärast ütleb siin Heebra kirja kirjutaja, et pange hoolega tähele, et ei libiseks mööda, sest see võib juhtuda ka parimatele meie seast. Taavet oli Jumala kartlik mees Jumala südame järgi. Ometi olid tema elus hetkede ajad, kus ta triivis kõrvale tema abielu rikkumise Batsebaga, rahva üles lugemine ühel hetkel said tema ränkadeks pattudeks, millest Taavet küll meelt parandas, ometi need plekid jäid tema eluloo külge. Salomoni kohta öeldi, et oli targim kuningatest. Ometi triivis ta ebajumala teenistusse ja kummardas võõreid jumalaid. Kohtumõiste Gideon alustas sellega, et kiskus maha Baali altarit, aga ühel hetkel ikkagi juhatas rahvast Baali teenimisse. Simson lasi oma põhimõtted minna ja libastus, kui ta rääkis Delilale, kus on tema suure jõu saladus. Nii et kristlane ei pea ennast hoidma üksnes suurte prohmakate eest. Ta võib jõuda täpselt samasse paika üksnes triivimise läbi. Nüüd, kes triivivad kõrvale kergemini kui teised? Number 1, need, kes on ilma eesmärgita. Eesmärgiga elu on kogum tähendusrikastest momentidest. Ja elu ilma eesmärgita on nagu laev merel ilma kompassita. Teiseks, need, kes lasevad kogu aeg oma tähelepanu hajutada. Ja muuseas, see on tänapäeva suur probleem. Distractions, miski tõmbab meid kõrvale sellelt teelt, kus me oleme. Me oleme täna ajastul, mida psühholoogid nimetavad pidev osaline tähelepanu. Ja kuna meie ajud on treenitud saama dopamiini ja me tahame üllatuda, siis me laseme ennast kõrvale tõmmata märguannetest ja isegi kui neid ei tule, uurimused näitavad, et enamus kasutajaid ise, ja ma tean seda tõde minu puhul, avavad telefoniga musta ekraaniga ja püüavad kindlaks teha, kas tõesti keegi ei ole midagi vahepeal uut pannud üles ega kirjutanud või saatnud mulle sõnumid või midagi laikinud minu asjadest. Meie ajud on treenitud sõltuvusse nutiseadmetest ja dopamiinist, mis tuleb sellest, et üllata mind palun ja mu tähelepanu ei suuda püsida ühe asja peal piisavalt. Miski ei saa kõike meist, kõik asjad saavad pisut meist. Ja pole siis ime, et Jeesus ütles sellele rikkale mehele, üht asja on sulle vaja, Markuse 10:21. Ja apostel Paulus ütles, üht ma teen. Ma unustan ära, mis on taga, Filiplastele 3:13. Või nii nagu laulude raamatu kirjutaja ütleb, et üht asja ma olen palunud Jehova käest. Või nii nagu Maaria kohta ütles Jeesus, et Maaria on hea osa valinud. Või nii nagu Taavet ütleb laul 127, et seda üht ma olen palunud Jehova käest, et ma võiksin viibida tema kojas. Need olid inimesed, kelledel oli fookus teatud konkreetsete asjade peal.
Aga tänapäeva inimest iseloomustab, et ta ei suuda kontsentreeruda suurt millegile. Meil on vähem distsipliini tänapäeval, vähem pühendumist, meie tähelepanu on hajutatud, meil on raskusi fookusega ja pole ime, et nii paljud inimesed libastuvad ja me lihtsalt triivime kõrvale eesmärkidest. Kolmandaks, triivimine juhtub kergemini nendele, kes on laisad. Laiskus langetab sügavasse unne, ütleb õpetussõnad 19.15 ja suure laiskuse pärast vajuvad sarikad ja kui käsi süles peetakse, tilgub koda läbi, ütleb Koguja 10 ja 18. Neljandaks, triivimine juhtub kergemini nendele, kelledel pole vastutuse tunnet. Niipea kui see kadunud poeg Luuka 15. peatükist võttis vastutuse oma tegude eest, ütles, ma lähen tagasi isa juurde, lõpetas ta triivimise ja tema elu võttis konkreetse suuna, lõi uuesti õitsele, sai taastatud, sai tervendatud ja tagasi sellesse positsiooni, kuhu ta tegelikult kuulus. Viiendaks on triivimine kergem tulema nendele, kes elavad mugavuse tsoonis ja pidevas heaolus. On selline ütlus, et rasked ajad toodavad tugevaid mehi. Tugevad mehed toodavad häid aegu. Head ajad aga toodavad nõrku mehi ja nõrgad mehed toodavad raskeid aegu. Ja kuuendaks, triivimine juhtub kergemini nendele, kes on pidevalt igavuses. Ma mäletan, Uulus elades, ma olin noor teismeline, meil oli igav, polnud tegevust, polnud sihti ja siis leidsime ennast tegemas asju, mis olid, võiks öelda, kuritegelikud. Käisime kuskil maasikaraksus, lõpuks läksime ühte lauta seal, kolhoosi lauta, leidsime sealt mingeid asju, mida kaasa võtta. Ja hiljem mul oli tegemist miilitsega ja mul tuli meelt parandada. Ja kõik see triivimine kuritegelikkuse poole tuli sellepärast, et mul oli igav. Ja pole ime, et Jumal ütles Kainile, et kui sa head ei tee, siis valvab patt ukse taga, püüdes võtta seda tühja kohta, mis on jäetud inimese enda poolt. Aga kuidas triivimisele vastu seista? Number 1, pane tähele väikeseid kompromisse. Ülemlaul 2:15 ütleb, võtke kinni väikesed rebased, et need ei hävitaks viinamäge. Enne kui sa piirist üle astud, teed midagi, mis sa tead, et ei ole õige. Tavaliselt inimene ennem seda hägustab piiri, sest hägustatud piirist on palju kergem üle astuda. Teiseks, ära lihtsalt võtta vastu uusi ideoloogiaid, uue tõe pähe, pidades meeles, et ei ole olemas uut tõde. Tõde on vana. Jeesus ütles, mina olen tõde, tee ja elu. Ja sõbrad, see raamat, Jumala sõna, see on tõde, need on tõe sõnad. Kolmandaks, hoia oma igapäevaseid tähtsaid rutiine ja distsipliine. Sõna, palve, tervislik eluviis, suhted, suhe Jumalaga, hoia rütmi. Hoia seda liini, hoia seda fronti ja hoia asju meeles. Neljandaks, pane tähele seltskonda, kus oma domineerivama aja veedad. See võib olla reaalselt, see võib olla digitaalselt, aga sa saad nende sarnaseks, kellega sa läbi käid, nende põhimõtted, nende väärtushinnangud, nende teguviisid, nende harjumused, nende sõnavara mõjutab ja kujundab lõpuks sind. Ning viiendaks, kirjuta üles oma visioon, oma eesmärgid. Pane see kirja ja hoia seda oma fookuses. Habakuk 2:2 ütleb niimoodi, kes näeb seda, võiks joosta, sest tal on siis liikumise suund. Sa lihtsalt ei triivi, sul on suund, kus sa teadlikult liigud. Kuuendaks, olgu igal päeval sul konkreetsed
eesmärgid, mille kallal sa töötad, kui ma helistan sulle hommikul kell 7, ütlen, mis on need asjad, mille kallal sa täna plaanid tööd teha, siis sul olgu nimekiri valmis, sul on suund, sa tead, mida sa teed, sa kontrollid oma elu ja eluolukorrad ei kontrolli sind. Nii et kokkuvõtvalt me peaksime periooditi endi käes küsima, kas ma olen täna seal, kus ma peaksin olema. Või ehk olen ma lasknud end märkamatult triivida õigest kohast ära, õigetest asjadest eemale. Mul ei ole enam seda distsipliini, mul ei ole enam seda kirjalikkust, mul ei ole enam seda pühendumist. Pea meeles, mitte keegi ei triivi kunagi pühitsusellu, ei triivi kuidagi tõsisesse distsipliini ja töökusesse ja viljakusse. Need kõik asjad on teadlikud otsused ja kavatsuslik liikumine eesmärgi suunas. Ja pea meeles, kui su elu täna ei nõua palju pingutust, sest ülesvoolu ujumine nõuab pingutust, siis oled sa lihtsalt triivimas. Nii et pane distsipliin tagasi oma igapäeva ellu. Prioritiseeri oma ajakava ja sea eesmärke ja tööta igapäevaselt oma eesmärkide kallal ja sa väldid kõike triivimist. Ja minu lõpujulgustus teile, sõbrad, on, et me võime teinekord triivida kõrvale Jumala tahtest ja Jumala kutsest, aga mitte keegi meist ei saa triivida nii kaugele, et Jumala armastus ja Jumala arm ja Jumala andestus ei ulatuks meieni. Kui me parandame meelt ja pöördume tema poole, siis pöörab tema meie elu ringi. Ja temaga osadusest ammutame me jõudu, millega ujuda vastuvoolu ja lõpetada see vana tüütu triivimine. Sõbrad, ma tänan teid, kes te vaatate püsivalt Karjase Kohvi saateid või sattusite alles hiljuti neid saateid jälgima. Suur tänu kõigile, kes on kanalit tellinud, kes on seda jaganud oma sõprade ja tuttavatega. Eriline südamest tänu neile, kes on seda kanalit toetanud. Ning anna teada mulle, kust kohast sa saadet vaatad ja kui keegi tahab seda kanalit toetada, siis informatsioon selleks on siin olemas. Suur tänu teile, jälle kohtumiseni, olge vahvad, näeme jälle.